9. mai on kõigepealt üks päev 8. ja 10. mai vahel. Tõsi, Narvas on 9. mai eriline päev. Ta on linna inimestele tähtsuselt 3. päev 31. detsembri ja 8. märtsi järel. Niimoodi on see olnud praegu aastakümneid. Mina arvan, aga ennustamine ei ole üks hea tegevus, et selle aasta 9. mai läheb sarnaselt möödunud aastale. Vahest me möödunud aasta veel ei tahtnud kõik mõista, et uus 9. mai, uutmoodi 9. mai, et see on uus reaalsus, see ei ole ühe aasta projekt. Ma pean silmas seda, et 9. mail ei lehvitata võõraste riikide lippudega, ei kanta Georgi linti, ei peeta kõnesid ega ei peeta kontserti. 8. ja 9. mai, need on mälestamise päevad, kus me mälestame neid inimesi, kes hukkusid teises maailmasõjas. Ja tihti on perekondade lood ka Narvas, nii et üks vanaisa või vana-vanaisa on hukkunud ühel pool, teine teisel poolel. Nii et see on vaikne päev, kui me mälestame neid, keda enam meiega ei ole, kes on oma elu või tervise, nooruse kaotanud sellepärast, et meie elaksime täna vabas Eestis. Vaieldamatult on niimoodi, et teise maailmasõja sündmused lahutavad Eesti ja venekeelset kogukonda Eestis. Kas selle meile meeldib või ei meeldi, me võime kõiges kokku leppida. Juba esimese maailmasõja ja töörahva kommuuni osas on meil ühesugused vaated. Aga teise maailmasõja osas oleme me veel väga tundlikud. Mina arvan, et asjadest peab rääkima, peab üksteist kuulama, peab mõtlema oma perekonnalugudele. See aitab meil neid raskeid sündmusi mõista. Ma olen kindel, et sellel aastal pannakse palju lilli tankimälestusmärgi asukohale. Ma olen kindel, et sellel aastal pannakse palju lilli ka teiste mälestusmärkide kohale, mis augustis ära Tallinnasse viidi või mida enam täna ei ole. Võtame seda rahulikult. See on valu ja haav inimeste südames. Ja kui me teame, aeg parandab kõik haavad. Venekeelsete inimeste jaoks on see võit fašismi üle, mida on ka vaieldamatult eestlastele, aga mulle see on võit fašismi üle, aga see on ühtlasi ühe okupatsiooni asendumine teise okupatsiooniga. Kui me suudame üksteisega sellest rääkida ja mõista, et me oleme erinevatel seisukohtadel, jääda seejuures rahulikuks ja aktsepteerida, et kellegi jaoks lõppes teine maailmasõja 8. mail, kellegi jaoks 9. mail, kui me suudame hakata nende asjade üle rahulikult rääkima, ilma emotsioonide, ilma süüdistamise, ilma sildistamiseta, oleme me juba astunud suure sammu edasi. Me Narvas oleme rasketel aegadel saavutanud edu sellega, et me oleme palju omavahel rääkinud. Näiteks kui algas sõda Ukrainas ja tulid esimesed Ukraina sõjapõgenikud, siis meeleolu linnas ei olnud sugugi nii lihtne. Kohalikud inimesed ütlesid, et meie oleme need kolmanda sordi inimesed, me ei taha neid ukrainlasi siia. Aga peagi hakati ometi tooma märkimisväärne hulgal humanitaarabi ja inimesi aitama. Nii et inimestega tuleb rääkida ja selgitada. Mina usun, et raskused toovad tegelikult inimesi pigem kokku, aga see on pikk tee, millesse me peame kõik panustama, nii et edu ja mõistmine ei tule kindlasti ühe päevaga. Nii et ega teist retsepti ei ole, kui selgitada ja seletada.